Tere hommikust! Tere tulemast minu kanalile! Täna on siis veidi teistmoodi vlog, põhimõtteliselt toiduvlog. Nimelt mul siis on Instagramis mõned emad kirjutanud, et ma võiksin teha mingi video, et mida Sonja sööb, mida ta on söönud alates näiteks 4. elukuust või millal iganes me alustasime tema lisatoiduga. Et ühesõnaga rohkem seda beebitoidu värki rääkida. Ma ei ole mingi spetsialist, ma lihtsalt tänu oma siis emale olen nagu palju teada saanud, õppinud ja vaikselt ka ise katsetanud, eriti nüüd, kus ta on suurem, peaaegu 10-kuune varsti. Ma siis näitan, mida me selle nädala jooksul äkki sööme ja räägin siis juurde. Ja see ongi siis kogu vlog põhimõtteliselt, et kui sind ei huvita Sonja toidud, ehk siis nagu beebitoidud või minu toidud, siis võid selle video vahele jätta. Aga keda huvitab, siis põnevat vaatamist. Sellised hakitud spinatsi portsjonid. Võtan ühe. Sügav hõlm on siin. Oba! Siis 2 muna, veits võid ja kus mul see üks peikon? Peikon, see on mulle siis. Ja sellest me teemegi täna hommikusöögi. Põhimõtteliselt sulatan siis seda spinatitükki võis. Niimoodi, et kraabin ühelt poolt seda lahtist osa, siis pööran ümber ja teiselt poolt teen samamoodi nii kaua, kui see on siis kõik ära sulanud. Panen 2 muna ja segan kogu aeg, et siis tekibki see munapuder. Nii, lõpuks on meil siis siin spinatiga munapuder, natuke riivitud paprikat, jogurt, kreeka jogurti ja maasikasegu, mis mul on sügav külmas olnud, kuubikud ja siis panin siia hipi küpsise katki. Ja samuti on tal seljas uus põll, mis meile soovitati, Bibido. Ma ostsin selle Jagast. See oli ainuke sel hetkel, nii et vedas veel. Vaatame, katsetame, kuidas siis on vähem kindlasti koristamist tänu sellele põllele. Taas ma panengi midagi soolast, midagi magusat, et las ise kombineerib, vaatab, mis tahab. No ja minu hommikusöök on samuti seesama spinati munapuder, leib ja üks peekon, sest mul peekon sai otsa, see viimane, ja viljakohv. Sonja on alati olnud väga tubli sööja. Taldrik on tühi. Ma ei tea palju siia. No siia natuke läks putru ikkagi. Või mitte putru, jah, munaputru. No, mingid tükid on. Aga ma arvan, see on loomulik kadu. Ja väike Tripoli ootab, et äkki midagi kukub, aga ta ei jaga Tripoliga. Anni. Mul on siin köögis nugade selle, mis igal aluse peal kirjas siis, mis kottides mul mis on, et mul meelest ei läheks, et sassi ei läheks. Mul on siis 1, 2, 3, 4 suurt kotti seal sügav külmas, ühes on kaalikas, paprika, pastinak, lillkapsast, tatarpeet, nuikapsast, brokoli, porgand. Et ma olen nad pannud võimalikult erinevate värvidega, et ma ei pane lillkapsast ja nuikapsast ühte kotti, sest ma ei saa lõpuks aru, kumb on. Ühesõnaga lihakala ja siis hirs juurseller on mul hästi väikestes kilekottides. Et nendel ma teen hästi kergelt vahet. Põhimõtteliselt terve see sahtel on lapsetoitu täis. Siin on siis paprika, kaalikas, pastinak vist oli. Paprika annab ülihead, üliväike tükk, annab ülihead maitset tervele sellele kogusele. Siin on liha ja kala. Mul on siis haug tehtud. Ja ma olen talle andnud 3 korda vist ainult, ehk siis kord nädalas
kala, ehk siis see on veel suht uus asi. Siin on siis peet, nuikapsas, ma ei tea, tatar oli ka vist siin on porgand, lillkapsas ja brokoli, noh roheline siis näha. Ja siis siin üliväikses kilekotis on hirs. Et hirs ja mis oli juurseller on küll suht mõlemad heledad, aga hirsil on sellised nagu tükikesed sees. Sellised mustad, mis me nägite täpikesed. Ja Sonja, oota, tule korra ära, siin on nii külm, tule ära. Opa, hopsti. Ja siis juurseller on mul siin, noh ta peediga juba enne ka puhku läinud. Ühesõnaga see on siis nagu täiesti tavaline, et tal ei ole siin mingid, noh, nagu juurikas ikka. Ja sa oled nii pikk, et täitsa õudne. Ja siis omast kogemusest ma ütleksin niimoodi, et juursellerit ma ei soovita teha. Ma ei tea, et on suht mõttetu selles mõttes, et ta annab tegelikult nii palju, nii tugevat maitset ja mulle isiklikult ta ei meeldi. Ja ma ei tea, noh Sonja, okei, ta vist sööb ära, aga ta on kuidagi nii tugev, käib see maitse üle. Et jah, pigem paneks paprikat sinna selle asemel. Et jah, selle juurselleri me siis sööme ära, noh, ma lasen tal tähendab ära süüa niimoodi tasapisi, aga ja rohkem ma seda kindlasti ei tee. Mis meile veel on hästi meeldinud? Peet, tatar kindlasti soovitan, et kas või need nõgeli tatra, või noh, need rauaga rikastatud toidud, seal on ka ju mingi tatar pirniga või mingid sellised, et kuidas saate ise teha tegelikult. Ongi keedad tatra, blenderdad ära, võtad näiteks pirni ja riivid. Nagu ma olen teinud niimoodi talle hirsiga, et ma riivin seda pirni sinna sisse, kuna ta lihtsalt hirsi ei ole nõus sööma, ma ise ka ei oleks, sest et ta on täiesti maitsetu. Ja ühesõnaga, et sinna ma siis olen pannud midagi magusat talle. Kas siis riivind või siis pannud neid püreesid, mis poes müüakse. Et ma veel ei ole jõudnud ise teha neid puuviljapüreesid, et ainuke, mis ma tegin, oli see kreeka jogurt ja maasikas, aga see ei ole nagu üldse magus. Et noh, maasikas teadupärast võib selline hapu ka olla ja noh, jogurt on nagu ta on maitsetu. Jälle kaklevad seal kuskil. Aga jaa, aga ma võtangi välja tegelikult talle selle küll on alles hommik, aga ma võtan talle välja juba siia väiksesse kaussi. Tema siis lõunasöögi kindlasti läheb üks liha. Ma siis olen otsustanud, et neljapäev on kalapäev, et mul sassi ei läheks ja meelest, et kas ma olen talle kala andnud sel nädal või mitte. Et täna on reede, nii et läheb liha. Eile vist oli peet ja tatat palju, nii et täna paneme täiesti suvaliselt nagu panen siin, et paneme 2 kaalikat, siis paneme paprika, see siis oli siin pastinaak siin enne jah. Seda kaalikat on lihtsalt nii palju, et ma pean seda talle sisse söötma. Paneme ühe pastinaagi, oli see pastinaak või? Jah. Ühe pastinaagi, siis võtame selle siit ära. Mine tipud juurde. Ma panen nüüd juursellerit ka ikkagi. Ma panen ühe, ma rohkem ei pane. Mis meil siin on? Nuikapsas, brokkoli, porgand. Taha neid kapsalisi liiga palju panna. Neid on ka tegelikult tekkinud liiga palju. Mingi nuikapsas, lillkapsas. Okei, brokkoli on nagu veits teine asi, aga jah, üks kapsaline võiks olla, mitte nagu nii palju. Okei, paneme siis selle nuikapsaga, mis oli ikka. Paneme 2 siis. Ma vahel nagu kardan seda, et kaalikas võib nagu nii palju juba kaasa tekitada, siis veel kapsad nagu äkki on liiga palju. Et jah, ma nagu muretsen veits üle, ma arvan tegelikult isegi nende, mis nad on, nende gaasidega tegelikult suunal nagu ei ole olnud sellega muret. Aga jah, ma ei tea, see on mu enda mingi kiiks. Et Sonja saab siis sellise päris vägeva portsu. Ma ei tea, ma võin ära kaaluda, palju seal on, aga seal peaks kuskil olema 100 natuke peale.
või rohkem isegi, ma ei mäleta. No, ma ei tea, ma teen lihtsalt tunde järgi. 138. Ma arvan, see on täiesti okei tema vanuse puhul. Veel nii palju, et ma teen talle pudelit. Ma olen hommikuti teinud 120 kuni 90 milli, olenevalt kui palju ta on hommikul söönud. Ja põhimõtteliselt siis on niimoodi, et ma annan talle umbes, hommikusööki annan nii, kuidas see valmis saab. Ja piima ma annan talle umbes tunnike enne esimest uinakut. Ta on siis üleval 2,5 tundi kuni 3 tundi. Ma annan talle Aptamili. Varem ma andsin Frisolaki, aga Šveitsis ei müüdud. Ja Šveitsis ei müüdud seda Frisolaki, siis ma andsin Aptamili. Nii, siin ta siis joob ja tegelikult peale söömist ma olen talle ka vett andnud. Et ta küll närib seda otsa, aga ta saab mingit vedelikku. Et ma tean küll, räägitakse, et kohe peale söömist peaks andma nagu piima peale. Ja ma varem tegingi seda, aga praegu ma olen nagu jätnud sellised suuremad vahed, et ta on juba suurem. Et kuidagi jah, ma ei tea, meile nagu toimib see ja sobib. Et muidugi võite kohe lapsele anda peale juua piima. Aga mulle isiklikult tundub, et see kogus kõik korraga on nagu liiga palju. Et jah. Aga põhimõtteliselt, kuidas tema siis söömised on niimoodi, et ta sööb hommikul midagi, ükskõik kas siis pannkooke, mingi munaputru või tavalist putru või mida iganes ma sealt külmkapist leian. Siis tund enne magamaminekut saab piima, siis ta ärkab, sööb püreed, mida ma võtsin praegu sulama, aga ikkagi ma lõpuks mikrouunis sulatan ta üles ja soojandan ära, et ma ei viitsi veevannil teha enam, varem tegin. Siis jällegi tund aega, ta on kokku 3 tundi üleval. Tund aega enne magamaminekut ma annan talle piima, 150 milli. Siis ta magab tavaliselt kuskil 2 tundi. Peale seda annan piima 180 milli. Või kui sa paned piimasegu, siis seda kokku tuleb nagu 200 milli, aga vett panen siis 180. Siis umbes 2 tundi hiljem, 2,5 tundi hiljem ma annan talle putru. Et alati õhtuti on meil puder, ma ei anna talle püreed. Ma ei tea, see lihtsalt meil niimoodi välja kujunenud ja tegelikult kuskilt ma ka lugesin, et püreed anda pigem nagu päeva esimeses pooles, et neid juurikaid ja asju. Ja siis kuskil pool tundi enne magama ööunne minekut ma annan talle siis piima, jällegi olenevalt kas 90 või 120 milli. Et kui hästi ta on seda putru söönud, et vahel meil on hull draama selle putru söömisega. Et kui ei ole piisavalt seal nagu maitset, siis selle puuvilja või siis mingi smuuti või asja nagu näol, siis ta ei ole sööma. Et jah, selline. Et ta saab siis, ütleme, piima saab 4 korda päevas ja toitu 3 korda. Vahepeal võib-olla mingid snäkke annan ka, et kui mul on vaja seal, näiteks kui me käime ujumas, ma annan talle mingid neid mõngleid süüa või küpsist. Või kui me oleme kuskil, et ta oleks rahulikult, et saab snäkke vahepeal ka. Ja vahel ma olen ka talle andnud, üritanud ikkagi midagi magusat anda peale püree söömist, mis on siis peale esimest tund. Et ka siis õuna, banaani, mingi melonit, mangot, mis iganes mul kodus on. Et sellist ka natukene selline nii-öelda magustoit siis jah. Et vahepalasid kui selliseid me tavaliselt ei ole veel teinud. Sonja püree on nüüd siis valmis mikrouunis, mingi 2 minutit soojendasin. Ja ma vahel panen ka õli. See on Holle beebiõli. Võib ka täiesti tavalist õli panna, aga kuna mul on see spetsiaalne beebidel mõeldud õli, siis ma panen seda ja pigem pange vähem kui rohkem, sest et eriti kui on väike kogus toitu lapsele, siis see teeb nii õliseks, et nad võib-olla keelduvad seda söömast, et mul ükskord juhtus niimoodi Sonjaga, panin nagu liiga palju kogemata ja oligi jah, nii-öelda raisus see toit sellepärast, et ta lihtsalt ei tahtnud seda süüa.
ja praegu ma panen ka seda, et võib panna kas võid või seda õli, ükskõik, mingi rapsiõli, võite oliiviõli panna nagu mis iganes. Siin on ka erinevad õlid koos, et siin on seda seesamiõli lõhn käib hästi üle pea tegelikult. Et ma reaalselt panengi nagu talle selle tema lusika, ma ei pane isegi seda, okei, nüüd läks terve lusikas. Aga jah, see on väiksem kui teelusikas selles mõttes, et nagu tõesti vähe panen seda ja sellise koguse kohta. Ja siit see seesami lõhn tuleb päris hea tegelikult. Aga ja, Sonjal on praegu ainult 2,5 hammast, sellepärast ma ei ole talle väga palju näputoitu andnud. Et ja see lõunasöök mul on siuke tunne, nagu peaks ikkagi kõhu täis saama, et ei ole aega siin plätserdada. Putru ma olen talle ka õhtul vahel hästi harva andnud niimoodi, et ta sööb ise, sest puder ei ole nagu nii vedel, et ta ikkagi saab selle kätte ja topib selle suhu. Aga üldiselt ma ikkagi söödan talle selle sisse, et hommikul on see eksperimenteerimis võimalus tal. Minu lõunasöögi aeg. Eile tegin kanahakklihast suppi. See on hästi paks supp, aga mulle pigem meeldivadki sellised, mitte kus on hästi palju vett. Ja Sonjale andsin banaanipannkooki, mida ma tegin eile. Ma teen siis neid põhimõtteliselt niimoodi, et ma võtan banaani olenevalt mitu, kui suur banaan on, mul on siuksed väiksed. See on juba nii lähebakad, et ühesõnaga neid ma kasutasin eile. Siis ma panen 1 paki seda kohupiima, 1 muna, 1 supilusikatäie jahu. Et jahu ma panen võimalikult vähe, aga panen ikkagi, et ta hoiaks koos. Ja vahel panen hästi natuke kaneeli maitseks, aga banaan juba piisavalt annab maitset ja sellised kohupiimaplönnid teen siis. Sellised pisikesed tulevad nad. Siin on siis hirs ära sulatatud, soojendatud ja ma panen juurde seda õuneananassi püreed. Segan läbi, aga ta ei pruugi seda süüa, nii et ma pean törtsu panema iga kord peale veel lusikale, kui ma talle annan. Proovime, ei tea, aga kui emme paneb seda peale. Väikse törtsu, amps. Niimoodi läheb ja. On siis hirsi puder. Et see on hea raua allikas. Ja kuna mul on 2 kuubikut ainult alles, siis ma peangi varsti tegema uue portsu. Ilmselt selle video jooksul ma siis teen ka, näitan teile. Seal ei ole midagi keerulist, sest ma lasen tal leotada. Natuke leotan seda hirsi enne, kui ma hakkan seda keetma ja siis jah. Amps. Ai, kui tubli. Ja varem ta sõi niimoodi, et ma segasin selle püree, selle magusa püree siia sisse nagu pool pakki umbes, aga tundub, et nüüd tal on maitsemeeled välja arenenud rohkem ja ta enam ei ole niimoodi nõus sööma. Ainult kui ma panen siia peale, et siis on seda. Ja muidu see magus maitse kaob siia sisse ära ja siis on ikkagi hirsi maitse käib üle. Ai, kui tubli ja. Ja me täna hilja peale jäänud söömisega. Käisime külas ja seal ma sõin siis oma õhtusööki ka, mis oli igasugused magusad asjad ja teed. Ehk siis jah, ei. Aga vahepeal ma käisin poes ka, nii et ma näksisin mingit saiakest. Ostsin homseks, kuna homme meid kodus pole. Ja öösel ka ei ole, siis nagu hommik peale seda ühesõnaga hommikusöögiks ostsin mingid saiakesed kaasa. Ja sa tead veel putru, aga puder sõi otsa. No viimase kraamime kokku siit ja paneme seda püreed peale ja siis viimane amps. Aps, palun.
Täna hommikul ma annan Sonjale neid banaanipõnnkooke ja panen natuke seda ka peale. Kuigi need on tegelikult selles mõttes ei ole kuivad, aga ikkagi panen seda talle natsa peale ka. Et mul on külmkapp täiesti tühi. Et tuleb Barbora tellimas ja siis saame juba rohkem siia puuvilju ja köögivilju panna. Täna õhtul, kuna me kodus ei ole, siis Sonja sõi sellist ökoloogiline 4 vilja puder vaarikaga. Sõi umbes pool pulki ära, nii et ilmselt homseks jääb siis see ülejäänud pool, kas siis õhtul või hommikul, eks vaatame. Täna on meil selline toit, nuudlid tomatikastmes veiselihaga. Mis te arvate? Ei tea, pole kunagi söönud neid hipitoite. Nagu selliseid see on alates 12 kuud või? Oih, ma seda ei vaadanud. See peaks olema okei ikkagi. Ma olen talle andnud makarone, ma olen talle andnud tomatit ja ma olen talle andnud vasikat. Et peaks nagu olema okei. Loen igaks juhuks läbi. Aga jah, kuna me kodus ei ole, siis jah, pean talle paraku seda andma. Ma võtsin küll kaasa rohkem neid külmutatud toite talle, aga ikkagi lõpuks oli niimoodi, et ta sõi, mis ma arvasin, et on 2 päeva porst, ta sõi selle 1 päevaga ära. Nii et pidin ostma selle. Ma endale tegin siis kaera ja riisipudru segu. Nii et ma annan talle ka veits proovida. See on nagu natuke on suhkurt ja natuke soola, aga no. Sööd või? Muidugi sööd, sul läheb kõik suhu. Ei maitse või? Kas sinu puder on parem? Või sinu puder on parem, jah? No, eks söö seda siis. Taldrik on tühi ja nagu ikka loomulik kadu on ka. Et sellepärast see algne ports, mis oli nagu päris suur tegelikult. Aga ma räägin, see osa sellest läheb kuskile kaotsi ja sul on vaja sealt varuka küljest ka süüa ja tegin endale seda kanahaklia suppi, siis ma mõtlesin, ma proovin Sonjale ka anda, ta ei ole tegelikult üldse nagu vürtsikas, ma ei pannud siia pipart minu meelest, panin selle kanapuljongi kuubiku, natuke soola ja that's it, et vaatame, proovime, kas ta hakkab seda sööma üldse. No. Leiba ka. Ühesõnaga niimoodi me sööme seda suppi siin. Jah, see supp on küll mitu päeva. Ma täiesti unustasin ära isegi, et see supp on siin. Aga ta on täiesti fine. Nagu ma ise sõin ka. Et ei ole tal häda midagi. Jah. Nii et natuke suppi ja natuke leibaga peale. Ja niimoodi hakkabki sööma. Ta saab isi kõike seda, mida mina söön. Jah, apsti. See on nüüd nagu välja arvatud selle munapudru. See on siis nagu täiesti siuke esimene asi, mida me sööme täpselt ühtemoodi, nii nagu mina söön, seda sööb ka Sonja. Jah, leibaga, jah, muidugi. Nii, vahepeal jõisin vett ja nüüd on pirni aeg. Ma ei tea, see pirn on päris kõva tegelikult, et vaatame, kas ta saab. See tõi kätte. Sonja, palun. Sul on nüüd üleval ka üks sammas väljas, et äkki nüüd saad paremini. See luti variant ikkagi sobinud, sest see pirn oli tõesti liiga kõva, nii et ma riivisin talle ja nagu näha, siis see riivitud tükk on tal veel põse peal ka. On siis sellised tšumi tuubid, kuhu saab siis panna siit vahelt. Saab panna sisse seda smoothiet või püreed või mis iganes. Ühesõnaga praegust ühe käega lahti ei saa, aga see käib lahti siit ja siis purgist saad siis anda lapsele ja neid saab mitu korda kasutada.
Ühesõnaga mul tuli tellimus Barboras, siin on meil pirni, mango, ploom, kiivi, apelsin. Hakkame tegema siis neid puuviljapüreesid. Ma arvan, et ploomi ja mangot ma pean lastma veits seista, et nad saaksid nagu rohkem valmis, pehmemaks paar päeva ja ka pirni ja kiivit teeme küll. Päris suur ports tuli siit. Ma panin vist 3 sellist suuremat pirni ja 1 kiivi, sest kiivi on selline hapukas ikkagi natuke ja täitsa meeldib. Ja tõesti, ta on hea. Kiivit on tunda, aga seda hapusust ei ole nagu, et ikkagi pirn on rohkem. Ma panin vett ka siia natuke juurde. Sest et muidu on nagu, nad ei ole nii mahlased, need pirnid ja kiivid, et nad on suht ikkagi sellised kõvad. Aga jah, maitseb hästi. Pudruga võib süüa küll ja niisamaga. Ta välja üks amps. Ja, võt siuke, väga lihtne. Et jah, pigem panna vähem seda haput alguses ja võib-olla juurde pärast. Võib-olla ma paneks siia pool kiivit veel. Aga ma ei hakka sulkima. Jah, teeme midagi muud selle kiiviga. Ma pole vist 2 päeva midagi enda toitude kohta rääkinud, sest et seal ei olegi olnud midagi sellist midagi, mis oleks näitamist väärt. Ehk siis toopäev, kui meid ei olnud kodus, siis põhimõtteliselt ma sõin mingeid saiakesi poest, mingeid pitsapirukaid, sõin poest ostetud rosoljet ja järgmine päev ei mäletagi, mis ma sõin. Tean, ühe korra ma käisin Circle K's, ostsin sealt mingi wrappi, aga ma ei mäleta, mis ma lõunaks sõin. Aga täna ma siis tegin süüa, kuna me olime terve päev kodus ja täna hommikul tuli Barbora tellimus ja ma siis tegin päris palju täna. On siis brokoli juustu ampsud, siin on maitseainet ka, see on paprikapulber, mis siit läbi paistab. Siis siin on sidruni kohupiima kook, see on siis magustoiduks ja siin on meil spargli supp. See on see, mis Kaisa tegi ka oma viimases, mis on see supikriitikute video. Ja ma maitsesin, see on hästi maitsekas. Ma panin vist liiga palju sibulat, mul oli päris suur sibul. Aga jah, tundub, et see spargel ja sibula kooslus kuidagi annabki sellist. Aga ta on väga hea selles mõttes. Baconit ma praegu endale sinna peale isegi ei hakka tegema, sest et sellel on maitset nagu täiega palju. Aga jah, selline söök siis ma arvan tänaseks ja äkki homseks jätkub ka natuke seda. Mees tuleb täna koju ehk siis sellepärast võib-olla ei pruugi seda jääda. Seda kindlasti jääb mõneks päevaks meile. Nii, ma võtan siit, võib-olla rõve mõne jaoks, aga mul on käed puhtad ja ma võtan siit väikse Sonja. Palju on? Mis sul on sinna? Tead? Kus sa oled? Mis sa arvad sellest? Tead teist nägugi. Õhtusöögiks ma siis proovin Sonjale anda seda putru. See on riisipuder. See on hullult siuke nagu liimine ja paks. Eelmine kord, kui ma seda andsin, seda ainult röökis. Muidugi mul polnud midagi magusat väga ka, mida sinna panna, et ma mäleta, kas mul oli melon või pirn või midagi, ühesõnaga õun oli, aga seda polnud nagu piisavalt, et see ei teinud magusaks ja siis ta keeldus seda söömast. Et siuke lugu, et proovime uuesti, et ma olen talle riisi teinud varem nendest riisihelvestest, aga kuna ma tegin selle paki lahti, siis peab selle ära sööma. Ja homme ma hommikul annan talle seda putru, see on mega hea. Nagu see lõhnab nii šokolaadiselt, aga muidugi see šokolaad nagu kaob sinna sisse ära. See siis homme hommikul, sest et meil on muusikatund ja ma arvan, et ma ei viitsi, et ta platserdaks ja pole ammu seda andnud ja seal on vist viimane ports alles ka, et selle peab ära andma.
et pakil on kirjas, et umbes 3 nädala jooksul peab ära andma. Mõtlesin, et no mis taga juhtub. Ja mu ema juures oli üks kaerapuder banaaniga, mis siis jäi sinna, kui me lendasime Šveitsi ära. Ja see läks kivikõvaks. Muidugi me saime selle taguda nagu pehmeks tagasi ja sõime kamba peale kõik ära. Või noh, mina ei söönud, mul ema ja õetütar proovisid ja Sonja siis sõi ka veel seda. Nüüd jah, teeme seda putru. Ma panin hästi vähe siia seda. Ma arvan, et see on nagu palju vähem, kui seal kirjas on. Seal on kirjas mingi 2-3 supilusikat. Võib-olla siin on 2 äkki. Ja siis panen seda püreed talle peale kiivipirni, mis ma tegin. Ja nagu siiamaani, ma proovin, pigistan siit. Ja see nagu ei, siit alt midagi mitseb. Aga see vist oli enne juba, ei siit natuke. Kui ma nagu pigistan ikka räigelt, siis siit vist natuke nagu tahab tulla siit alt. Teist ei näe, mina vastu valgust näen. Aga et ta ikkagi ei tule siit läbi vist. Ikka päris kõvasti surun, ei tule läbi. Ühesõnaga, paneme seda peale siis ja vaatame, kas ta hakkab seda sööma. Kui ei hakka, siis ma ei tea, siis ma pean selle šokolaadipudru talle võib-olla ära andma. Hirsti ma ei taha anda, ma andsin talle juba hommikul seda. Just see puder ise juba praegu näeb välja nagu täiesti liim. Nagu, ma ei tea, niisugune nagu ise ka vist ei tahaks seda süüa. Et see on nagu nendest putrudest seni nagu kõige, ütleme siis kehve, mis ma olen andnud talle. See jäävad nagu mingid tükid ka sisse, mis mulle nagu ei meeldi. Kus selle pirni kivipüreega tuleb seda siis tegelikult päris palju ja see konsistents on ka nagu paremaks läinud. Ma proovin ise. Ta ei ole väga magus. Pean veel. Vaatame, kas läks paremaks või? So. Viimasel ajal niimoodi söömine on meil. Proovime. No, kõlbab või? No vist kõlbab, kui tegi suu lahti ja ei nuta. Jah? On normaalne. No, teed suu lahti ja tubli tüdruk. Sööme siis. Vedas. Ma tahan selle tuubid ikkagi tühjaks teha, et ma päris üleöö ei julge seda jätta, kuna see on nii värskelt tehtud. Et sügavkülmas, jah, mul on seda, aga niimoodi värskena ja ikkagi päeva jooksul tahaks ära süüa. Opa. Peaaegu kõik pudru ära söönud, Sonja. 2 vesist lusikat veel jäänud. No, sööme ära või? Sa tahad seda oota? Noh, võta see. No, viimane lusika täis. Ja siis on kõik. No, amps. Okei, see oli mingi poolik lusikas. Aga igatahes, ja soovitan küll neid osta, et kas või et kodus kasutada, et noh, ma ei tea, sa võid küll ta kuskile purki panna või niimoodi, aga et lapsele nagu, seal on ka spetsiaalsed silikon otsad, mida saab panna siis, et laps saab nagu ise, nagu suuremad lapsed juba imevad sealt seest välja seda, et ma arvan küll, et me kasutame neid ikka päris kaua, et ongi, kui suuremaks saab, siis kaasa võtta, saab smuutit. Opa. Smuutit või noh neid, ühesõnaga puuvilja värgendusi sealt süüa, juua. No, teeme viimase ampsu või? Said nüüd kaamerasse vaatama. No. Oih, nii hästi maitseb või? Aitäh. No nüüd küll kraapisime kõik viimase kokku. Sonja. Näe, viimane amps. Amps, kõik. Tühi. Great success. Täna õhtul
keetsin tavalist kaeraputru, siin on veel natuke alles ka. Keetsin siis seda kiirkaerahelbed ja lükkasin siia ploomi ka hulka, blenderdasin ära ja siuke sai. Tere hommikust! Täna siis teeme Sonjale hommikusöögiks selle pudrujäägi, mis eile õhtul sai tehtud. Siis muna, õuna riivin, ühesõnaga pannkoogid. Ja riivin talle juurde sinna mingisuguseid, ma ei tea, soolast varianti ka siis nii-öelda. Mingid küsimused, mis mul on vastamata jäänud veel, millal me alustasime näputoiduga nädal aega enne 8 kuu sünnipäeva Sonjal. Lihtsalt see, ma ei tea, mul polnud üldse plaanis seda näputoitu anda, sest minu meelest on ilge pläkerdamine ja siuke mingi tüütu asi, aga Sonjaga kuidagi väga puhtalt on see läinud tegelikult ja sööb ka, et selles mõttes siis ma mõtlesin, okei, davai jätkame, et kuigi esimesed 2-3 korda oli niimoodi, et jah, sinna jõudis suhu ainult mingi riisigalett või küpsis või mõngel. Et aga pärast siis hakkasid kõik muud asjad ka, mingi avokaado, kurk, ma ei tea, mis iganes ma sinna banaan olin kõrvale nagu pannud. Et alguses olid jah need lihtsalt käes, aga siis, et sellepärast me oleme näputoiduga nagu jätkanud ja ilmselt seda tuleb veel rohkem juurde, et nagu teised toidukorrad ka siis. Ja üldse nagu toiduga, lisatoiduga ma alustasin, tal oli kuskil ikka mingi 4,5 kuune, et jah. Et mina nagu, ma arvan, isegi järgmise lapsega, nagu kui see tuleb kunagi, ma teeksin täpselt samamoodi, sellepärast, et see aeg, meil sa pead ühte toitu andma, nagu et ta harjuks selle maitsega või nagu, et ta organism, võib-olla lapsele endale nagu meeldibki see ja ta tahaks veel rohkem seda süüa kohe esimesest korrast, et sa annad nüüd pool lusikat, aga ta tahaks nagu ahmida kõik sisse, siis nagu sina kui täiskasvanu tead, et ei tohi niimoodi, et su organism ei ole sellega harjunud ja Sonjal tõmbaski kõhu kinni nädalaks ajaks. Et see on täiesti nagu okei. Et see seedimine ja kõik see ju nagu mõtleb, et okei, mis värk nüüd on, et kui me kogu aeg piima saanud ja nüüd on järsku midagi muud vaja töödelda teistmoodi. Igatahes ja siis jah, et alustas hästi varakult, et me jõudsime niimoodi esimesena kõrvitsa nädal aega proovida, siis järgmine nädal tuli porgand, siis tuli, ma ei tea, mis seal tuli, ma arvan, et tuli lillkapsas ja brokkoli on ju niimoodi järjest ja siis ma hakkasin neid kombineerima, siis hakkasin juba mingid teisi maitses, sinna näiteks mingid kartulit viskasin sisse natukene, et nagu alguses, kui ma tegin kõiki eraldi neid maitseid nädal aega ja edaspidi ka siis nagu hiljem juba ja niimoodi, et ma panin näiteks brokkoli ja porgandi kokku ja see on mingi, no mida ma hakkan mingi üksikult talle andma nüüd kartulit nädal aega või? No tundub nagu absurd, et ma panin seal kartulit sinna nende 2 asja sisse. Et niimoodi tasapisi siis jõudiski ta nagu päris paljude juurikateni ja teiste maitseteni ja kõik see. Aga ma olen päevakama, ma olen ära katnud. Oligi üks küsimus oligi see, et umbes näita toite, mida sa teed ja siin ma siis olen teinud ja jube palju juttu on tegelikult juurde tulnud, et see ei olnud mul plaanis, aga nagu loodan, et annate mulle andeks ja ikkagi on okei video, mida vaadata ja aga jah, täna ma teen ühesõnaga need pannakad, ma ei ole enda varem teinud, aga kuna see puder siin seisab, mõtlesin, et proovime. Ja samuti ma siis riivin talle juurde mingisuguseid selliseid, mitte juurikaid, aga nagu seal mingi avokaado, kurk ja need, ja ma näitan seda, et see on pigem selline näputoit, millest me nagu alustasime, et ma ei andnud talle kohe mingit putru või munaputru või selliseid mingid, et sellised hästi pehmed, hästi vesised ja ega seal toiteväärtust on nagu suht vähe, aga ta saab ikkagi midagi, saab sinna, et ja siis ma panin tavaliselt mõngli sinna peale. Ühesõnaga, ma näitan teile siis. Nii, lõppkokkuvõttes, mis siin on siis avokaado, tomati sisu põhimõtteliselt, riivitud kurk, see on üks küpsis pandud siia. Need on siis need kaeraõuna pannkoogid, kaneeli panin ka ja muna. Siis on sügav külmutatud metsmaasikad, mis oli ise korjatud eelmine aasta. Ja ma panin ka natuke kiselli sellest
rabarberikuumi, sest et kuupäev tegelikult kukkus eile, aga noh, panin natuke kissedidele see peale ja siuke ongi. Söögiks valmib siin siis kanaorsu. Täna mul on siuke tunne, et on see päev, kus ma joon selle Red Bulli lõpuks ära. See on seisnud mul siin 6 aega, kui mitte rohkem. Täna on riisipuder purustatud või püreestatud meloniga. Tere hommikust! Täna ma teen Sonjale putru ja pannakaid. Pannakad samad, mis eile olid. Siin on mul see kiivi-pirni segu. Siin kiilekotis. Ja vahepeal ma tegin talle ka, eile siis tegin ka mango püreestasin ära. Siin on üks terve vorm on ka, aga just seda tegin. Nii et tal on nüüd päris palju igasuguseid ise tehtud. Ma ütleks, et need päris püreed on. Nad on pigem sellised nagu purustatud. Ongi puuviljad, sest nad on ikkagi suht tükis. Ta ei ole selline täielik püree. Nii et, aga jah, siin ma panin hirssi ja 2 kuubikut siis seda pirnikiivit. Ja nagu ikka ma panen mikrouuni. Ja siis ma panen talle pannkooke ja sinna peale siit juba natuke seda apelsini tegin lahti. Tegin väiksed tükid apelsinist. Ja ega ei olegi rohkem midagi. Et nüüd on 7. päev vist seda meie toite. Kõik korrad, kui ma ei ole näidanud lõunatoitu, siis ongi see, et on saanud püreed. Et kombineerin sealt kokku midagi. Aga täna on siis kalapäev. Vaatame, kuidas ta kala sööb. Noh, tegelikult see kala kaob sinna nagu juurikatesse ära, et ta ei saagi aru ilmselt. Aga ja ma ei tea, mis ma õhtuks. Ma juba nagu mõtlen ette, mida ma õhtuks lapsele annan. Aga eks ma vaatan, eks jälle äkki teen jälle kaeraputru. Siin on see kalaga püree ja see kala kaob täiesti siia ära, nagu seda ei ole üldse tunda, ei lõhna ega maitse, et ma ise maitsesin ka. Nii et täiesti soovitan ja anda lapsele. Aga ma arvan, siinkohal ma lõpetan selle toiduvlogi. Ma tean, et ma enda toite ei ole nagu üldse järjepidevalt näidanud. Mul täiesti ununeb see ära kuidagi, aga me oleme viimased päevad söönud siin neid kapsarulle, sest et ämm tegi neid ja andis meile kaasa. Nii et jah, aitäh, et vaatasid seda vlogi. Loodan, et oli veits kasu sellest. Olge tublid. Tšau!